Vaadake, no ütlen teile päris ausalt. Mul on väga hea perearst. Aga kui ma ei tunne ennast hästi ja ise ei aja kohe koju, mis mul viga on, siis ma tavaliselt perearsti ei hakka tülitama. Ma helistan mõnele sõbrale, vetarstile. Nad teavad, millega tegemist on. Kui mõni loom, ei tunne ennast päris hästi. Ja eks ka minagi olen loom, selge see, päris inimene ikkagi. Teate ju, et inimarst päästab inimese, veterinaar, loomaarst päästab inimkonda ja see ei ole tühipaljas kalambuur. Ma olen veendunud ja mul on väga hea meel sellest rääkida, et meie loomaarstid, meie veterinaaria spetsialistid, nii õppejõud kui ka praktiseerivad, paljud on nii õppejõud kui ka praktiseerivad, eks ole, vetarstid, on täiesti maailma tasemel. Ja ma tõesti loodan, et veterinaarmeditsiini, Eesti riik, Eesti ühiskond ja kõik meie sõbrad aitavad maksimaalsel moel. Seda on vaja, et inimkonda päästa, päästes loomi. Ma väga veendunult ennustan, et edaspidi, kui mitte kõik, siis väga paljud Eesti vetarstid hakkavad üha rohkem tegelema sellega, et hakkavad ravima, diagnosteerima ja ravima, mitte ainult konkreetseid looma, isendeid või karju, vaid ka Eesti loodust. Ei ole võimalik joosta põdrale või ilvesele labidaga järele, puisatad talle aspiriini suhu õigel hetkel, et ta ei aebastaks liiga palju, eks ole. Ja loomulikult mitte keegi midagi niisugust ette võtma ei hakka. Et loomad, fauna oleks terve, on vaja ravida keskkonda. Ja loomaarstid, ma olen sellest täiesti veendunud, nad hakkavad tõepoolest mõtlema ja töötama kui erilised arstid ju ökoloogid ja sealjuures ka geneetikud. Lubage üks väike anekdoot, eks ole, loomaarst. Terve inimene esimest korda on perearsti juures. Perearst küsib, mille üle te kaebate? Selle peale vetarst patsient ütleb, andke andeks niiviisi, igaüks võib ravida. Palju õnne, sõbrad!